olemine on praegu väga eriskummallises kohas. Peaaegu nagu salajane. Uus hommik käes, soe puder laual, kõrvale võileivad, õuna. Ja otsepotist. Nii vähe! Ja üks mees sööb otsepotist. Vähem pesta. Kirjutage kommentaaridesse, kas teie või teie mees teeb ka nii. Mina ei mõista seda potist söömist, aga Tõnno armastab. Kirjutage kommentaaridesse, kas on veel selliseid inimesi. Tšau, Poola suurest kaubanduskeskusest. Ma plaanisin tegelikult hakata neid videosid kohe üles panema reisi alguses. Mul jäi kaamera juhe koju ja mu uuel arvutil ei ole õiget mälukaardi auku, nii et lähen kohalikku mingisse meediapoodi otsima, kas kaablit on, sest siiamaani on otsingud tulutud olnud. Viimane peatus enne Saksat. Odavat Poola kütus, paak täis ja häätpliusega otsa. Nii et paagid täis ja edasi. Kütin mingi 1,6 kopikatega. Enne Saksa piiri on korralik Poola turg siin. Willkommen in Deutschland! Legoland jõudis või muigevad, et Saksamaa kõik olema. Piiri peal peeti korra kinni, aga õnneks lasti meid ruttu minema. Plirtsu, ära jää tuttu. Plirtsu, kohe jõuame kohale. Ära vaju tuttu. Ikka nii, et enne peatus tahab magama jääda. 2000 kilomeetrit ulpeas. Issand jumal. Loomaaed tuli eile kaasa meiega vist. Kus me oleme jõudnud? Saksamaale. Ja tellisime oma esimese söögi. Ei ole jälle eriti lemmikvalikud. Aga no hei hoo, võtame seda, mida võtta on. Ja vähemalt midagi sooja. Tuleb juustusnitsel ja purksid. Toidud käes ja laste sõnul igatahes on see parim toit. Ja see on kõige parem juustusnitsel, mis ta saanud on. Ja see on snitsel juustuga pigem. Ja purks pidi ka juba väga hea olema. Me oleme Saksamaal ja see on kuradi sild, mille legendi kohaselt ehitas kurat ise. Aga tegelikkuses oli omal ajal tollasel maaomanikul lihtsalt igav ja ta tahtis ehitada kohta, mis oleks tollaeaegne Instagrami vau-efektiga koht, kuhu turistid tuleksid. Ja no tal õnnestus see päris hästi, sest õige nurga alt moodustab see sild ja peegeldus täiusliku ringi, nii et väga efektne, eriti sügisõhtute luduga. Väga kihvt tõesti, selline kividest. Ja nüüd muidugi sinna lähemale minek on keelatud,
sest see võlv on lihtsalt nii peenike ja ilmselt ohtlik minna. Juba väga võimas. Mõnus on küll, soe, selline suvine tuul, 18 kraadi, lühikesed varrukad, raps õitseb, võili lõitseb ja Saksamaal on tõesti suvine tunne juba käes, kuigi tegelikult oli juba ka eile õhtul Poolas täiesti suveõhtu tunne. Nii mõnus! Praegu väga eriskumalises kohas. Peaaegu nagu salajane. Kirjuta kommentaaridesse, kus me oleme. Arva ära. Meil on müstilised kohad meeldivad. Kas me oleme allveelaevas? Ja siukest asja näeme. Ja nüüd oleme me teistpidi vau-efektiga kohas, sellepärast et siin kohtuvad loodus ja tööstus. Nimelt meie selja taga, seal paistab kõrguvad suured tornid, mis on Saksamaa suurima elektrijaama tornid. Ja need tegelikult tunduvad nagu oleks tuumajaam ja väga-väga efektne koht ja tasuta külastus. Põhjamaalastel hakkas suvi. Plus 20 ja väike. Lõhkarid ja pletad. Väike pleegipalgad targadelt. Lapsed avaldasid kohalikele šnitzlimüüjatele nii muljet, et tasuta mahlad anti ka veel peale kauba. Vahepeal aeg, vorsti, Poola vorsti. hommikust putru, õuna, hommikused mingid võileivad veel järgi, banaani. AI lubas meile, et selle silla ligi saame vankriga vabalt, aga no umbes ma ei tea, kui palju neid trepiastmeid siin on, aga õnneks meil on hea kerge käru ummist kaasa haaratud. Laste sõnul oleme me nüüd Pasteedi silla juures, ehk tegelikult see on Pastei sild ja see on üle 200 aasta vana siin suurte kivihunnikute vahel ehitatud ja algne see sild oli üldse puidust. Väike pardik ja seal oskab küll ilusat vaadet hinnata. Istub kivi peal ja naudib. Ma just kuulsin ühelt giidilt ägedat fakti. Selle pardi juures, ma üritan sisse suumida, on väike karp ja kui mägironijad sinna jõuavad, siis seal sees on miniatuurne raamat, mille sisse igaüks saab kirjutada, kes ja millal selle tipu vallutas.
ja kõigi nende küngaste otsas on jõudsime oma Saksa ööbimisse ning mul oli ajaga täielik võidujooks, sest et siin on poed kella 8-ni üldjuhul lahti ja pühapäeviti on need üleüldse kinni. Nii et ma olin viimane inimene, kes lasti poodi sisse ja viimane inimene, kes sealt väljus. Nii et täielik tormijooks, aga õnneks ma sain meile söögikraami ikka. Väga lihtne ja kiire otsus oli makaronid hakklihaga, hommikuks sinki juustu, jogurtit ja piima. Kokku läks 14,80 äkki. Ja lihtsalt hakkas silma, et liha hind oli poes väga kõrge ja piimavalik väga väike. Rohkem on valikud nendel kaua säilivatel piimadel, et seda värsket naturaalset piima oli väga vähe. Aga selline värskelt üles pandud korter tundub sellises vanemas majas, aga väga hubane ja selline mõnus õdus tunne on siin. Kõik on värske, puhas. Ma isegi ütleks, et natuke on värvilõhna. Pisiprilli peale on väga mõeldud. Ja nad nüüd naudivad, et saavad siin multikaid vaadata. Ja ma just tahtsin öelda, et sina otsid homset ööbimist. Oota ja ütle mulle kilometraaž. 2000 kilomeetrit oleme kokku sõitnud ja 26 tundi. Täna mingi 500 kopikatega, et oli päris pikk päev.